Restoran Kaunas avati Tartu kesklinnas aastal 1969. Tasub meenutada, et kõigest laias laastus paarikümne aasta eest oli Tartut tugevalt räsinud sõjategevus ning suur osa jõeäärsetest hoonetest hävisid. Kaunase maja oligi esimene uus tulija. No see oli ikka murrang. Esiteks ta oli varieteekõrts ja ta oli nagu lipulaev selles mõttes, jah. Tartus oli 3 restorani, Volga, Tarvas, Kaunas, ja natukene eemal siin Karlovas Kaseke, aga see jäi nagu juba sellest kolmnurgast välja. Ja ega rohkem ju kohti ei olnudki ja kõik siis nagu minu nooruspäevil olime kõik ukse taga ja pidime uksehoidjatele maksma, et sisse saada. Vot sellised ajad olid ja see oli nagu meie noorus. No me saime korraliku väljaõppe ja teeninduskultuur ka ikka tõusis sellel ajal ikka märkimisväärselt, sest et ega mehi ei olnud ju, palju neid mehi oli Tartus, kes vanasti oli, Volgas oli üks mees ja vist rohkem ei olnud. Nii et kelnerid nagu esimest korda siis olid nagu kelnerid kõrtsis, muidu olid ikka ettekandjad. Minu seos Kaunasega ausalt öeldes on juba lapsepõlvest saadik, sellepärast, et siin Kaunas oli omal ajal väga tuntud selles mõttes, et siin samas all, kus praegu on see Green Room Cafe, oli Kaunase kondiiter. Ja ma mäletan, et see oli nagu üle linna selline koht, kus ja me lapsed käisime alati seal sooja saiu ja endale noolimas, nii et selles mõttes oli see nagu selline väga soe koht ja väga mõnusad mälestused on sellest. Meil lib siin, kus valgus meid piirab, on meil ainus. Need olid restoranid, mis olid südaööni lahti, kus mängis alati elus muusika, olid teatud siis restoranidel olid teatud bändid. Üllar Jörberg oli solist meil alguses seal ja selle bändi nimi oli Vanad sõbrad alguses. Kõrts läks lahti kell 8-9 hakkas muusika juba ja siis pool tundi vist enne lõppu lõpetati ära. No siis tehti neid altuuralugusid ja ega need pillimeestel oli ka hea elu, ei olnud midagi viga. Kui nad olid siis oma repertuaari lõpetanud, siis said veel juurde tellida. 5 rubla see oli, minu palgast tol korral oli see ikkagi, kui 80-90 rubla oli palk, 5 rubla oli üks lugu, et tellida kellegile sünnipäevaks ja siis mängiti näiteks miljon Alek Roos ja kõiki selliseid, kes sellest ajastust on, et saavad aru. Et see oli väga lõbus aeg, et ega noorus ongi vist ilus aeg. Sädeleb miljoneid, hommikul roosimerd vaadates aknast või. No seal piletid, meil oli pileti eelmüük ka oli ja siis praktiliselt algusaastatel ikka seal tunni ajaga müüdi see saal välja terveks nädalaks, nii et probleemi ei olnud. Koha saamine oli küll raske. Et kui me niimoodi 10-11 klassi omad, kes ikka juba püüdsid nagu tollel ajal vanemad välja paista, tahtsime siia nii-öelda praegu, kus asub see väljaehitus, ehk vanasti seda kutsuti akvaariumi baariks, et sinna baari sisse saada, siis vahest siis ka õnnestus ja siis mul on see nii meeles, on see proua Jörberg, Ester Jörberg oli see, ta oli nagu selle, tema olek seal baari leti taga, see oli nagu selline tõeline nagu selle koha sümbol või see oli nagu niisugune, ma ei oska öelda, et ta kandis endas nagu sellist tohutut energiat või aurat mingit, et juba me tollel ajal, kui noored olime kuidagi hästi aupaklikult vaatasime temasse ja see kõik, mis neil hiljem tuli, et see Üllari laulud ja need olid juba kõik hiljem, aga need on nagu sellised noorusest esimesed sellised, mis mul otse meelde tulevad nagu.
päris 90ndate algusesse jäi ülemineku aeg, kus rahvas tantsutati diskotaktides Kaunase nime all. Sellesse perioodi jäävad ka kantpeade külaskäigud. Siis Kaunase teise korruse restoraanis ma olen isegi ükskord köögi kaudu põgenenud nii-öelda klubi, sellest välja, sellepärast et ikkagi siis käis nagu nii-öelda tulid sellised mustade soonikutega, pintsakutega vennad, kellel olid kõigil siis sellised telliskivi suurused mobiiltelefonid ja neid oli siis 10 venda, kõik panid oma telefonid lauale ja siis oligi nii, et huvitaval kombel nagu just Discord sattus selleks mänguobjektiks, et siis hakati umbes niimoodi, et üks tuli, ütles, et davai, et pane mulle seal mingid, mis selle lood olid, mingid hitlugu küsis ja siis teine tuli kohe, ütles, et pane kohe see kinni, et ära lase seda laulu. Niimoodi hakkasid nagu mängima, et Discordil oli küllalt raske, et hakatigi nagu üks inimene, kelle peal hakati nagu jah, sellist terrorit näitama, olidki Discordid. Raha pakkumist ei olnud, nad ikkagi ütlesid kurjalt ja näha oli kõik administraatorid ja kõik olid ikka sellised, näha oli, kui nad sisse tulid, siis oli kogu personal või nagu stressis, et mitte kunagi teadnud, kuidas läheb. Aga nagu Atlantis avati, siis tegelikult Atlantise aeg oli ikkagi kord majas, et ta oli ikkagi nii prestiižne koht, et siin ei saadud enam lasta mingisugust sellisel asjal juhtuda. Kaunasest sai Atlantis aastal 1994. Siis tehti ümberehitustööd ning pidu läks hoopis suurematel tuuridel edasi. Seal oli ikka päris hullu maja alguses. Seal oli jah ikka rahvast nii, et ei olnud võimalik liikuda enam. Mis seal rekord oli 1300 inimest. See oli siis nagu ikkagi Tartu meelelahutusmekka täielik. Et ega siin kedagi nagu väga vastu panna ei olnud. Ja siis olid ikkagi peod, olid selline normaalne pidu oli, kui vähemalt oli 1000 inimest klubis. See oli normaalne pidu. Kui selles kontekstis praegu võtta nagu sellist meelelahutust, siis see tundub täiesti absurdne, et selline mass tuleb. See oli midagi uut ja enneolematut. Prestiižne koht, kuhu tuldi jalga keerutama üle Eesti. Kõigepealt oli aga tarvis uut nime, sest tol ajal meenutas Kaunas ju nõukogude perioodi ning selles polnud siis mingit nostalgia hõngu. Uus aeg, uued kombed. Nime konkurss tehti. Mina pakkusin 2 nime, üksi oli siis Zodiac ja teine oli Atlantis. Ja Atlantis valiti. Kui Atlantis kaob ja ema jõkke vaob, siis ma temast ei lahku, sest istun sees, ent hästi võib tunda hakkas sügaval vees. 90ndate lõpul hakati mõtlema maja uuenduskuurile. Hoone sai uue välisilme ning klubist kadusid ajalukku Navitrolla veemaailma kujutanud seinamaalid. Nii sai maja uue ümmarguse väljaulatuva osa ning 2002. aastal võttis ohjad enda kätte uus perenaine. Esialgu oligi jutt, et me lähme ainult restorani, et ma arvan, et see oli jumala õnnistus, et me ikkagi terve maja võtsime majandada, sest seda teist korrust kõik need 16 aastat, mis ma seal majandasin, ikkagi nagu doteeris ööklubi. Sest nii suurte restoranilinadega seda kõiki, kus on sul mitukümmend inimest, kes teenindab ja sa ei tea, kas tuleb täna üks inimene restorani või 100, sest alakaardiga on jugi see probleem. Aga ööklubi oli see, kuhu alati tuldi. Seal on üldse küsimust, et mul lihtsalt vedas, sest et ma sattusin sinna lainesse, mitte see, et ma maru tark olin, sest ma ei teadnud isegi seda, et kell 11 mitte ühte hinge ei olnud ja ma arvasin, nüüd ongi lips läbi ja tegelikult tulid hiljem. Ja see oli 2002 kuni 2013 oli ikkagi super aeg, isegi see 2008 majanduslangus sai üle elatud ja ikkagi see kõik toimis.
klubi ja restoran majandasid väga kenasti ning see polnud üldse harukordne juhus, kui lõbusas tujus rahamehed tahtsid lihtrahvale muljet avaldada. Mõni rahamees ikka tuli sisse, ikka kuulsad ärimehed, ma arvan, et nad tunnevad ka ära ennast, kui praegu kuuleks seda juttu, et klubis ütlesid niimoodi ja nüüd ma teen kõigile välja ja nii palju, kui seal siis rahvast oli, kõigile välja tehti. Nii et noh, see oli koht, kus ka ennast näidata ja loomulikult ega see on kindlasti ka meeles nendel, kellele välja tehti. Et kui selline vend juba tuli, olin juba valmis, on ju, järsku teeb jälle kõigile välja. Ööklubi Atlantis lõpetas tegevuse 2017. aastal, kuid maja Emajõe kaldal on tartlastele nii iseenesest mõistetav nagu Raekoda või Kaarsild. No, vaata, kui maja on ehitatud restoraniks, meelelahutuseks, nagu algselt mille jaoks, mitte ei ole, et kauplusest või korterist on tehtud klubi või kuskist keldrist, eks ole, et ta on ehitatud selleks. Ma arvan, et mina usun sellesse energeetikasse, kui läbi aegade on seal peod olnud. Nii kui valmis sai, nii on pidu otsane. Et Ulfsak mängib klaverid, siin keskea rõõmud on ju, et ta on nii läbi põimunud selle kultuuriga Eestis on ju, et teda, kui ei teata Atlantise nime all, teatakse Kasekese nime all või see, vabandust, mitte Kasekese, vaid Kaunase nime all. Jah, et Kaunas oli ikkagi legendaarne koht, ja kuna Tartu on ülikooli linn, on ju, siis üle Eesti ju kõik, kes on ülikoolis käinud, teavad. Tarvast ei ole, Kasekest ei ole, Volgat ei ole, et ainukene ongi jäänud Atlantis, lapsed seal tantsivad, et võib-olla Jumal annab, et ta ikkagi jääb, ikkagi selleks, milleks ta on ehitatud, nii nagu mõisad on ju jäävad ja on sümbolid. Kui nüüd küsida seda, et mis tema funktsioon on, praegu me teame, et see Tantsuakadeemia muidugi ja siin on meelelahutus ja kõik on siin nagu olemas, aga ma ei kujuta enam ette üldse selliseid pompöösseid ööklubisid, et siin oleks mingi selline ööklubi, kus oleks 1000-1500 inimest sees, et elu on nii palju muutunud lihtsalt, et ma ei usu, et enam sellised asjad üldse toimiksid. Seda on näha, et sellised asjad ei toimi enam. See on igal pool on need klubid nagu muutunud. Aga ütleme, sümboli väärtusena, eks ta kindlasti ole. Me isegi naerame, et ikka kogu aeg nagu, kui linna tuled, ikka see on nagu kogu aeg kokkusaamiskoht, see on kogu aeg nagu selline, et me ise naerame, et see magnet on nii suur lihtsalt, et ei lase nagu ennast lahti, et selles mõttes ma usun kindlasti, et ta on eks paljud tartlased võib-olla oma noorusajad ja ikkagi igatsevad tagasi, sest see oli ikkagi võimas oli see, mis siin majas toimus. Ta ongi üks ilusamaid maju ja selle üle on kogu aeg käinud tohutult palju nagu vaidlusi, et kas ta peaks olema ja jääma kui sümbol ja ta ikkagi oli Emajõe kallastel siuke, ta on ka täna üks ja ainus seal Emajõe kallastel, et ta on Tartu sümbol, nii palju kui mina küll olen rääkinud oma tutvusringkonnas, kõik ütlevad, sest nii palju ja peale seda ka, kui ta Kaunasest Atlantiseks muutus, siis ju ka, et Atlantises oled sa õnnelik, vaata kui ilus siuke slogan, et kui palju neid inimesi on ikkagi, kes Tartus ülikoolis käinud ja Tartus elanud, et see Atlantis oli ju nende jaoks, tegelikult kohtumispaik. Sest tuhandeid inimesi iga päev oli klubis. See oli teine aeg. Tal on ikka ajalugu üle 50 aasta. Las ta olla ju. Ta on ilus maja ju, mis tal häda on.